Poissid, vaadake lihtsalt seda veekogu. Nad ütlevad, et tõeline Välk McQueen kukkus otse sinna veekogusse. Nii et ma tõin oma hiiglasliku magneti, et näha, kas see on tõsi või vale. See kõlab hullumeelselt, olgu see päris või mitte. Me saame sellele jälile oma magneti abil. Aga vaatame kõigepealt videot. Ma ei tea, kas see on tõsi või vale, aga kutid, mul on midagi magneti küljes. Vaadake, mu nööri küljes on midagi suurt ja rasket. See hakkab kohe veest välja tulema. See tundub kindlasti nagu auto. Oh issand, nii palju mulle tuleb veest välja ja nöör tõmbub nii kõvasti pingule. Ma hakkan kohe kogu Välk McQueeni veest välja saama. Oh issand, vaata, midagi punast tuleb välja. Kas see on Välk McQueen? Või oota, mis siia on kirjutatud? Ross on... Oh issand, kutid! See on auto, mis kuulub Välk McQueenile endale. See tähendab, et kogu see lugu on tõsi. Kogu Välk McQueen on kusagil seal vee all ja me lihtsalt haarasime ühe osa temast. See saab tähendada ainult üht asja. Välk vajab meie abi. Teeme selle ära. Hakkame viskama, et kogu auto veest välja saada. Aga kutid, ma ei tea, kuidas see juhtuda sai. Kuidas McQueen vee alla kukkus? Mis oli selle kukkumise põhjus? Praegu ma ei näe seda. Ma ei tunne midagi rasket, aga mullid tulevad üles. See võib tähendada ainult üht, kutid. Me saame midagi veest välja. Oh issand, mis see on? See on midagi musta. Oota, õli. Õli Välk McQueenile. Ja siin näeme kolbaga ohumärki. Tavaliselt näeme seda kolbamärki mingisuguse mürgi peal, kutid. Nii et võib-olla keegi üritas Välk McQueeni mürgitada, nii et võib-olla oli seal mõrvar. Võib-olla oli seal tapja, kes üritas Välk McQueeni tappa. Võib-olla mürgitati McQueeni, ta kaotas kontrolli, midagi sellist. Ja see oligi põhjus, miks ta vette kukkus. Me peame edasi viskama, et aru saada, kas Välk McQueen on veel elus. Nii et kiirusta. Me päästame Välk McQueeni autodest. Poisid, iga kord, kui ma sinna kindlasse kohta viskan, tunnen ma pinget. Vaadake, kui pingul mu köis on. See tähendab, et meil on vee all midagi suurt ja rasket. Ja vaadake, kui palju mulle tuleb veest välja. Vaatame, võib-olla tuleb terve Välk McQueen veest välja. Midagi punast tuleb välja. Oota, see ei ole terve auto. See on ainult auto osa. Ei. Kas sa mäletad seda säravat välku? Oh issand, jah, kindlasti. Kogu rahakott Välk McQueeni seest. See tähendab, et vette kukkumise mõju oli nii tugev, oli nii raske. Välk McQueen tehti tükkideks. Aga miks? Mis oli põhjus? Kes seda tegi? Meil on endiselt palju küsimusi, seega peame oma uurimist jätkama. Ja et saada rohkem vihjeid, peame jääma selle kuriteo paiga juurde, kus Välk McQueen vee alla läks. Nii kaugele, kui mu magnet ulatub. Mida veel me sealt kätte saame? Jah, ma tunnen midagi. Mingid mullid. See pole üldse raske. See tundub olevat väike asi. Aga mu magneti küljes on kindlasti midagi. Mis asi see veest välja tuleb? Oota, mis? See näeb välja nagu karikas, meistrikarikas. Oh issand, kuldne kolvi meistrikarikas. See trofee kuulub Välk McQueenile. Ainult Välk McQueenil on päris kolvikarikas, kutid. See on nii kallis ja nii tähtis. Nii et nüüd võime eeldada, et palju asju autode filmist on sattunud sinna veekogusse. Ja võib-olla on vee all terve Välk McQueen. Me peame edasi viskama, et teada saada. Okei, jätkame. Viskame edasi. Tule, Välk! Tule! Me päästame su! Me saame sealt kõhedast veekogust palju asju kätte. Ja ma arvan, et kuidagi... Jah, ma tunnen midagi.
Võib-olla sain lõpuks terve auto kätte, terve välgu. See tundub nii raske ja võib-olla saame ta kohe päästa. Ja kutid, kui te ikka veel seda videot vaatate, siis ärge unustage kohe minu kanali tellida. Olge nüüd, tellige. Ma ei päästa oma McQueeni. Kas te tellisite? Väga hea ja nüüd hakkame selle auto veest välja tooma, kutid. Ei, tundus nagu ma oleksin midagi välja lülitanud. See McQueeni tükk. Issand. Hei, vaatame, mis välja tuleb. Kas on veel üks McQueeni osa või mis? Siin on juhtmed. Siin on silmade, suu ja hääle juhtimisseadmed. Miks välk McQueen vajab juhtimisseadmeid? Ta on elus. See auto ei ole lihtsalt rekvisiit. See on elus auto, mis on tükkideks võetud. Aga miks tal siis on vaja suu, silmade ja hääle juhtimisseadmeid? Nüüd läheb asi väga keeruliseks. Kas me peame välk McQueeni päästma või mitte? Kui see ei ole originaal, kui see ei ole päris välk McQueen filmist autod, siis mis see on? Me peame edasi proovima, et aru saada. Lähme. Aga kutid, kui see ei ole päris Kulgur filmist autod, siis kes see on ja kuidas see töötab? Jah, kutid, vaadake, iga kord, kui ma viskan magneti teatud kohta, tunnen ma kogu autot vee all. Sest see on nii raske ja nii suur. Mul on hiiglaslik magnet. See on nii võimas. Jah, me hakkame kogu auto kätte saama. Või siis mitte. Ma arvan, et ma lülitasin jälle midagi välja. Mu magneti küljes oli ikka veel midagi, aga mitte kogu auto. Ma arvan, et pean oma sukeldumisülikonna selga panema, et vee alla minna ja näha vee all välk McQueeni. Kui sa tahad seda näha, siis kogume selle video alla 10 000 meeldimist. Ja ma lähen ise vee alla ning otsin vee alt üles tõelise välk McQueeni. Aga nüüd vaatame midagi punast. Hei, oota! Samu meie, see on uks. 95. Kutid, see on välk McQueeni number. Ja see tähendab, et me leidsime veel ühe osa välk McQueenist. See on hullumeelne, kutid. Aga ikkagi, ma ei saa aru, kas see on päris välk McQueen või on see mingi filmi rekvisiit või mis? Miks me leidsime need rumalad puldid ja nad ütlevad meile, et nad on juhivad suud ja häält ja nii edasi. Need osad näevad tõesti välja nagu välk McQueeni detailid ja see kõik seostub tõesti sündinud looga, kus terve auto kukkus vette ja ma tunnen seda. Ma tunnen seda väga selgelt oma hiiglasliku magnetiga. Aga ikkagi, see ei klapi ikka. Mul on vaja tervet pilti. Kasutame siis minu magnetit. Ma usun ikka veel, et vee all on päris välk McQueen ja ma kavatsen proovida teda päästa. Igatahes ma jätkan proovimist ja proovimist. Okei. Seekord ma natuke eksisin. Auto on veidi rohkem vasakul. Ja ma viskasin natuke rohkem paremale. Aga igatahes, mul jäi ikka midagi magneti külge. See on kerge. Aga igatahes, see asi on kohe seal. Vaadake, kutid, see on veel üks pudel ja sellel on kirjas Rust Ease. Sama, mis auto kapotil. See võib olla McQueeni originaalõli. Ja see on mürgitatud. Võib-olla on see mingi vihje meie uurimise jaoks, eks? Nii et see on originaalosa. Täpselt nagu kõik teisedki osad, need on ka originaalid. See tähendab, tõeline McQueen on ikka veel vee all, eks? Viskame edasi, jätkame ja see on veel üks vise. Jälle, ma natuke eksisin, sest auto tundus olevat veidi kaugemal. Ja mullid tulid üles. See tähendab, et me saame midagi haarata ja ma tunnen, et mu magneti otsas on midagi, aga see on kerge ja lihtne.
oh jah, see tuleb välja. Ma olen peaaegu selle asja välja saamas ja oodake, kutid, oodake. Mis see on? Oodake, kas see on rehv, ratas või midagi sellist? Paneme selle asja kõrvale, aga ma näen seal seda leidu. Ja võib-olla saame proovida selle asja konksu otsa saada. Peaaegu ja ma näen ikka veel seda leidu. Tule juba. Jah, väga hea töö, hea konks ja siin näeme veel üht head leidu. Oh issand, nüüd on McQueeni ratad. Tal on täpselt sellised rehvid. Ja siin on kirjas Light. Jah, need on Lightning McQueeni originaalrattad. See saab tähendada ainult üht asja. See auto on täiesti hävinenud, aga mis oli see üks leid? See kummaline. Mis mul magneti küljes on, okei? Kas sa mäletad seda leidu? See kummaline leid. Nii et, võtame selle tagasi. Ei, palun ära upu, jah? Oh jah, oota, mis? Mis toimub? Kas see on kiiver? Aga see ei ole tavaline kiiver, see on eriline võidusõidukiiver. Aga neid kannavad inimesed ise. Mitte autod. See on meie teine leid, mis on seotud sellega, et kogu seda autot ei juhtinud mitte tema ise, mitte Välk McQueen, vaid inimene, eks. Ta kandis seda kiivrit. Tema juhtis kogu autot selle puldiga. Kogu auto, Välk McQueen, on vee alla tõmmatud. Aga see polnud elus. See polnud originaalne. Seda juhtis piloot. Võib-olla ajas piloot õlidega midagi sassi ja sellepärast kaotas ta juhitavuse, eks? Sest tema auto käitus hullumeelselt. Ta ei suutnud seda juhtida roolides ja sõitis vette. See saab tähendada ainult üht asja. V-Al on endiselt terve punane auto, mis näeb välja nagu tõeline McQueen. Ja tõeline McQueen kahjuks polnud siin. Nii et kutid, meil on veel uurimistööd teha. Kui tahate, et ma sukeldun sellesse veekogusse, siis kirjutage julgelt oma kommentaarid ja muidugi pange sellele videole like. Teeme selle video alla 10 000 laiki ja ma teen teie jaoks midagi väga erilist. Minu nimi on Slaav, aitäh vaatamast ja kohtume varsti. Nägemist! Yes.